Hola! Hola! Tšuro ütles ka tere kõigile. Tere kõigile! Mis teete seal? Ja. Meie siin naudime päikest täna. Tšuro, ära hakka aukuma. Ja. Ära hakka praegu aukuma. Meil on 2 uudist. Meil on halb uudis ja meil on hea uudis. Alust on halvast uudisest. Alust halvast uudisest. Halb uudis on see, et täna ei tule pikka videot, sellepärast et me ei ole filminud väga mitte midagi, eriti kuu aega kindlasti ei ole filminud. Ja miks me seda teinud ei ole, on teine uudis, mis on positiivne, on see, et meie raamat on valmis. Jah, e-raamat 70 päris lugu Hispaania kinnisvara ostust, mis on siis nüüd kättesaadav sellisel aadressil nagu britahansman.es ja seal kohe on näha e-raamat. Vajutate sinna peale ja saate lugeda, mis see raamat endast kujutab ja saate panna sinna ostukorvi. Ostan selle raamatu. See maksab siis 14,95 ja kohe suunab teid edasi kassasse. Panete seal, kas maksate Apple Pay'ga või siis Google Pay'ga või siis kaardiga. Panete kaardiandmed sinna, panete maksan ja kohe tuleb teile siis uus leht, kus on siis e-raamat täiesti alla laetav ja saate seda lugeda. Ja e-raamatus on siis jah tõesti 70 lugu, päris lugu. Ja tegelikult me mõtlesimegi, et meie fännid on siis esimesed, kes seda uudist kuulevad ja me ei ole seda veel mujale kuskile üles pannudki. Aga mul on siinkohal võimalus rääkida ka natukene, et miks see raamat sündis ja kuidas see sündis. Aga nüüd on siis see koht, et kui keegi ei taha kuulata, kuidas Hispaanias see kinnisvara ostetakse või müüakse või vahest tullakse ostma ja üldse ei ostetagi, siis ma soovitan selle video kinni panna, sest teile võib see igav olla. Aga need lood on siis täpsustuseks mitte kõik eestlaste lood. Seal on mõned eestlaste lood. Seal on, alustame lätlased, hollandlased, inglased, sakslased, prantslased. Minu teada oli isegi üks ameeriklane, kes tuli ja need lood on siis üle Hispaania. Mitte ainult meie Costa Galida piirkonnast, vaid ka Malagast, Sevillast, Barcelonast, Madridist, Asturiast, Kataloonia, kõik terve Hispaania. Ja need lood tulid meile siis niimoodi, et osad on ka minu kliendid, kes on ostnud. Siis on meie tuttavad siin, nii inglasi kui näiteks hollandlased on meil siis meie hispaania keele tunnist, siis nende tuttavad ja siis niimoodi see jutt hakkas levima ja muidku kõik küsisid, et kas mina võin ka saata, ja kuna neid lugusid tegelikult on kogunenud siin 3 aasta jooksul, siis me mõtlesimegi, et me paneme need sinna raamatusse, et äkki on ka teistel huvitav lugeda, kes hakkab nii-öelda siia Hispaania poole tulema. Ja nüüd see on see koht, et kui rohkem ei viitsi kuulata, siis see on selline maakleri töö ja kinnisvara töö jutt, et viimasel ajal on meieni jõudnud selliseid huvitavaid, ütleme siis jutumärkides, infot ja väiteid, nagu maaklerid, kinnisvaramaaklerid oleks maailma kõige ahnemad inimesed üldse. Et te koorite kõikidelt selle raha, et saaks ainult maja müüdud ja raha tasku. Aga ma võin julgelt öelda, et kuna mul puudub võrdlus, milline on kinnisvara müümine või ütleme, ma tean, milline on kinnisvara müümine ja ostmine Eestis,
aga ma ei ole maaklerina Eestis töötanud, siis võt seda tööeetikat ma ei tea, seda mina kommenteerin. Aga Hispaanias käib vähemalt maakleri töö 90% nii, et maakler ei saa selle eest palka. Isegi sellised ettevõtted, kes on väga suured, väga nimekad, väga luksuslikud, vahet pole mis piirkonnas, isegi seal ei saa maaklerid palka, vaid maaklerid saavad oma tasu siis, kui sa oled selle kinnisvara maha müünud, ehk siis sa saad komisjoni. Ja millest on tekkinud siis need erinevad arvamused nüüd, et maaklerid on ahned nii ja naa. Me oleme müünud kinnisvara nii Costa del Solis, kui nüüd käisin Costa Galidal. Ja tegelikult ainuke vahe, mis on see, et Costa del Soli piirkonnas on ikkagi see 5% maakleri tasu. Et kui sa müüd kinnisvara ära, siis komisjon on 5%. Kui see on sinu enda privaatne listing, siis sa saad selle kõik endale või töötad sa ettevõttel, jagad nagunii pool sellest ettevõttele ära, vahest isegi rohkem, eks ju. Aga meie piirkonnas on ikka, ma julgen öelda, et julgelt 90-95% nii, et nüüd see müüja maakler ei jaga ostja maaklerile mitte midagi. Ja mida tähendab siis müüja maakler ja mida tähendab ostja maakler? Ehk siis mina töötan ka siin kui vahendaja, ehk siis mina aitan vahendada kinnisvara oma klientidele. Kui mul juhuslikult ei ole nii-öelda oma privaatset listingut, ehk siis, et ma ei ole läinud koputanud kellegi ukse peale ja öelnud, et anna see maja mulle müüa, siis see on kogu minu tasu, sest mina olen siin Hispaania riigis FIE, ehk siis autonomo. Mina maksan kõik oma kulud ise. Kõik oma maksud maksan ise. Minule keegi sellest palka ei maksa. Kütus, sõidud, vaatamised, reklaam, kõik, mis käib selle tehinguga koos, on kõik minu kulu. Ja nüüd, kui mina leian oma kliendile siis sobiva objekti, ehk siis minu klient tahab osta selle maja või selle korteri või selle maalapi või mida iganes ta osta tahab, siis me leiame koos selle sobiva objekti, ehk siis mina olen nüüd ostjamaakler. Ja nüüd see müüjamaakler saab valida, et kas ta jagab minuga seda komisjoni või ei jaga. Ja meie piirkonnas on keskmine komisjoni tasu üldse kogu potis 2,5%. Väga harva, kui ta on 3%. Ja miks nad seda ei jaga, on see, et ta peaks ju pool ära jagama, pluss sealt veel firmale andma. Nii et ma tean siin maaklereid, kes töötavad niimoodi firmade all, et nad saavad ühe maja müügi pealt, mis maksab 200 000 eurot, saavad 600 eurot. Aga kuna nad on suure ettevõtte all ja neid müüke on igapäevaselt, siis talle võib-olla see tasub ära. Minule kui üksiküritajale see ei tasuks, eks ju, ära, kui ma jääkski nälgasin, nii. Ja mismoodi siis mina töötan, ehk siis kinnitan, et ma ei ole mitte kuidagi ahne, vaid kuhu ma tahtsin jõuda oligi see, et kui me leiame nüüd selle maja, siis ei ole sellist seadust, kus mina ei või küsida oma kliendi eest, oma töö eest tasu. Ja väga paljud ütlevadki nii, et jah, sa saad selle objekti oma kliendile müüa, aga sa pead oma tasu küsima oma kliendi käest. Ja see on täiesti okei. Lihtsalt see on nüüd minu ja minu kliendi vaheline kokkulepe. See tavaliselt võiks olla ikkagi kirjalikult, aga ka suuline kokkulepe on kokkulepe, et see on selline tunnetamise küsimus ja lihtsalt toon näite, et kui ma müün ära kinnisvara, ütleme näiteks 200 000 eurot on ju, siis ma mitte kunagi ei ole kliendid võtnud rohkem kui 2%. Tavaliselt see on 1,5%. Ja nüüd võite mõelda, et kui see maakler, see ei ole ainult mina, siin on ka teised samamoodi, väga paljud on FIE-d, iseseisvad tegutsejad nii-öelda. Maakleri töö tähendab seda, et objekti leidmisest kuni tehingu lõpuni on keskmiselt 3-4 kuud. Ja siin see nii on. Ja nüüd võite arvutada. Kui ma saan selle maja müügi eest lõppkokkuvõttes 2000 või 2500 või kui on ka kallimad objektid, et see 2% on ka 4000 eurot, siis minu jaoks on see reaalselt 3-4 kuud tööd. Nüüd on minu küsimus. Kas sina töötaksid 2000 euro eest 4 või 5 kuud? Üldiselt on vastus ei. Eks on ka inimesi, kes töötavad, sest
võib-olla on väiksed elamiskulud ja saab hakkama, onju. Aga ma tahtsingi oma jutuga jõuda sinna, et kust otsast on maakler ahne. Vot, ei tea, selle peale ma tahtsingi vastuse anda ja et ma väga pikaks ei läheks, siis teine teema on ka rentimisega. Et vaadates ka neid erinevaid gruppe, siis kirjutatakse seal kogu aeg, et maakler on ahne, võtab renti, et tahab kliendile midagi rentida ja siis tahab seda maakleri tasu saada, onju. Hispaanias on nii, et kui sa rendid kliendile pikaajalise rendi, siis jah, siis peab maaklerile tasuma omanik, sest see on pikaajaline rent ja siis selle tasu maksab omanik, siis ei pea klient maksma. Kui see on lühemaajalisem rent, siis on täiesti okei küsida maaklerilt omale tasu, siis ei pea omanik maksma. Ja siis on veel erinevaid variante. Kui see omanik veel tahab, et mina kui maakler hakkaksin tema kodu haldama, see tähendab seda, et ta on ise oma maal, vahet pole, kus ta siis elab, aga kui on sellel rentnikul mingi mure, pesumasin läheb katki, ma ei tea, aias kasvab liiga palju muru, ma pean tellima talle nüüd kes selle aia korda teeb, basseiniga midagi juhtub, ma pean seda organiseerima, katus laseb läbi, kelder uputab, ta ei kirjuta omanikule, vaid mina olengi see, kes siis seda rentnikku aitab ja ma ei tee ju seda tasuta. Ja siis on selline, see ei ole selline kokkulepitud summa, aga selline, siuke normaalne on küsida siis omaniku käest 20% tema tulust. Vot. Ja nüüd võite ise arvutada, et vahest jääb see tasu näiteks 100 eurot kuus. Aga minule tähendab see tegelikult 24/7 valvel olekut. Sest mulle võib see rentnik kirjutada ka öössel, et tal katus laseb läbi ja tal on, ma ei tea, voodimärg. Aga mina pean kohale jooksma ja aitama, sest muidu on omaniku vara rikutud. Ehk siis minu jutu point oligi see, et te saaksite aru, mismoodi maaklerid töötavad. Ja me oleme ka inimesed ja tahaks ka oma arveid maksta ja autole kütust osta. Et sellepärast me peame ka oma töö eest tasu küsima. Ja selles raamatus te saate väga palju sellist infot, kes tahab siia tulla nii-öelda uudistama, kellel on mõte siia kinnisvara osta. Rendijuttu seal ei ole tõesti. Seal on selles mõttes rendijuttu, et mõni klient algul rentis, et katsetada erinevaid piirkondi ja siis ostis, mis on tegelikult väga mõistlik. Et seal on põnevaid lugusid. Seal on selliseid lugusid, kus seal on vahepeal on siuke tunne, nagu loeks krimiraamatut. Nimed on muudetud. Inimeste nimesid ei ole seal kuskil nii-öelda õigesti, vaid on välja mõeldud nimed, et kaitsta siis nii-öelda, et hoida siis seda privaatsusteks ja ka natukene on asukohtasid muudetud, et kindlasti ei ole seal kuskil kellegi aadressi. Aga ma ütleks nii, et see, kes selle loo mulle saatnud on või sellest loost rääkinud, siis ma arvan, et ta tunneb ennast ära. Ja, ma arvan, mõningatel inimestel kindlasti on äratamisrõõmu. Aga siia lõppu veel üks positiivne uudis, mis andis meile veel rohkem jõudu seda asja siin hakata nüüd ajama ja oma raamatut müüma, on see, nimesid ei nimeta, aga meile helistas täna kirjastaja, üks väga tore inimene Eestist ja tema on ka palju seotud Hispaaniaga. Nad on siin käinud ise palju puhkamas ja mine tea, võib-olla on ka lähiajal siia pikemalt tulemas ja tema kiitis meie raamatu väga heaks, sest me saatsime enda nii-öelda mustandi talle, et ka prof saaks oma silmaga üle vaadata ja me saime ainult positiivset tagasisidet, et me teeme õiget asja ja me saime sealt palju nippe, kuidas sellega nagu jätkata, et meil on selle raamatuga väga palju mõtteid. Aga seniks, mingi ostku meie raamat. Ja, kogu see reklaam tuleb siia, siis tuleb siia alla, tuleb see aadress. Ja siis, kui me video nüüd läbi saab, siis tuleb veel reklaam, et kuidas seda osta. Nii et... Ja teate mis, et meile väga-väga meeldiks see, et kui te olete selle raamatu läbi lugenud, palun andke meile tagasisidet. Kui te ei taha sinna video alla kirjutada oma nimega, siis kirjutage meile privaatselt.
vahet pole, kas see raamat meeldis teile või see ei meeldinud teile, et kõik tagasiside on hästi oluline. Me kogume need kõik kokku ja kindlasti analüüsime, sest e-raamat on ju selline, mida ajaga saab täiustada ja miks seal on 70 lugu, kui algselt tegelikult meil oli mõttes, et sinna tuleb 100 lugu, siis see oleks läinud liiga pikaks. Me jätsime mõned lood ka välja teatud põhjustel, aga see raamat sai meie arust täpselt nii pikk ja nii vajalik, kui meie mõistes nii-öelda vajalik oli, on ju. Ja raamatu lõpus on ka nii-öelda töölehed, kus te saate seal täita, endale märkmeid teha. Ja siis ei olegi muud. Jah. E-pood, e-raamat on avatud. Juu! Varsti näeme! Ja olge mõnusad ja ostma e-raamatut. Tšau, me läheme nüüd basseini. Ja.